Õitsemisaegselt ikka juba teame, seda on korduvalt ka räägitud ja tänasel päeval põllumehed seda teevad, on vaja kasutada fungitsiidi. Et me saaks tõrjuda sellel perioodil peamiselt levivaid haigusi nagu valgemädanik või siis risttõieliste kuivlaiksus. Ning tänasel päeval on just oluline see, et me kasutaks võimalikult efektiivseid lahendusi. Sest see on see moment, kus me oleme teinud ära juba 10 kuud tubli tööd ja jäänud on see viimane samm, et panna see kirss sinna tordile või kroon, et kindlustada siis see lõppsaak. Ja kui me enne koristust vaatame põlde, siis kui on sellised olukorrad, kus näeme selliseid lamandunud, murdunud, hallikaid taimi, siis ei ole tegemist mitte millegi muuga kui haigusega. Ja sellisel juhul jääb mõtelda, et midagi on jäänud tegemata või oleme teinud valel ajal või ebapiisava efektiivsusega. Ning võibki olla olukord, kus põllus valitseb selline pilt, vaatame neid taimi lähemalt, et on sellised hallid valged varred või siis on terved varred. Et tuleb valida selline tugev, võimalikult tugev lahendus ehk korralik fungitsiid õitsemise ajal ning et see oleks saavutatud siis kõige paremal ajal ka see pritsimine, et me saaks maksimaalse efektiivsuse. Jah, tihtilugu me võime näha ka sellisel põllul, kus on kasutatud tugevat preparaati, ikkagi selliseid üksikuid taimi, mis on ikka hallikad ja seal on haigustekitajaid sees, siis peab meeles pidama, et nagu ikka kunagi ei ole saavutatav 100% efektiivsus. Ja selle tõestuseks on siis üks selline hea droonipilt, et kus siis võib-olla sellise üldfooni peal näeme ka sellist kohati üksikuid hallikaid taimi. Jah, kindlasti on ka seal üksikuid nakatunud taimi sees. Aga et aru saada, on sellised postid kõige paremad kontrollkohad, kus siis tegelikult näeme ikkagi väga suurt tooni erinevust ja nende kohtade peal siis on haiguse levik olnud ääretult intensiivne. Need on pritsimata jäänud ja meil ei olegi mitte midagi muud, kui seal lihtsalt tõdeda suurt saagikadu. Ja ühe lahendusena meie tuntud Cantus Goldi kõrval, millest varasemalt oleme rääkinud, on siis uus toode Pictoractive. Pictoractive, ta on hästi paindlik toode, jällegi suure kulunormi vahemikuga ning üks selline väga hea ja tugev eelis. Tema sees on püraglostrobiin, mida varasemalt teame tootest Viverda ja siis ka Priaxor. Siis see on ka selles tootes nüüd sees ja tema annab sellise kõige tugevama strobiluriini efekti ehk sellise tugeva rohendava mõju ja ka sellistes ebasoodsates klimaatilistes tingimustes, kus on ka võib-olla põuane ja tugev päikesekiirgus ka sellise parema vee ja toitainete sidumise. Ehk see sama excellence eelised, millest me siin ka varasemalt oleme rääkinud, et sellised agronoomilised eelised on selles tootes ka kaasatud. Pictoractive kasutus rapsil, et õitsemise ajal ikkagi valgemädanik, kuivlaiksus, põhilised haigustekitajad, nagu enne mainisin, on võimalik teostada ka jagatud pritsimist, pool liitrit pluss pool liitrit. Et tuleb meeles pidada, et seal siis peaks olema selline nädal aega vahe, ehk siis üks pritsimine varajases õitsemise alguses, pigem valgemädaniku pihta ja teine pritsimine õitsemise lõpus, kuivlaiksuse tõrjeks. See on see maksimum, mis me seal põllu peal teha saame. Või siis valides ikkagi selline ühekordne pritsimine seal täpselt tippõitsemise ajal. Aga sellisel juhul on ka meil siis võimalik valida vastavalt haiguste leviku aastale, et kas on sellised ideaalsed tingimused haiguste levikuks või vähem soodsad. Meil on paindlikkus valida sobilik kulunorm.
lähtudes siis nii põldude ajaloost kui ka konkreetsetest klimaatilistest tingimustest hooajal. Ja selle tõestuseks on siis sellised pildid kontrollist või siis, kus on kasutatud Pictor Active'it, et selline selge rohendav efekt nendel rapsi taimetüüdel on näha ja vartel. Põllumehed, kes möödunud hooajal Pictor Active'it kasutasid, siis nende kommentaar oli, et Pictor Active oli võrreldes teiste õitsemisaegsete fungitsiididega sellise hästi tugevate ja tervete vartega olid need põldudel rapsitaimed ja tuli väga hästi see eelis välja ja taimed olid tervemad. Et selline võimalik uus lahendus jällegi teie põldudel. BASF. We create chemistry.